tervitus. Merike ja numbrite keel. Teate, ma olen nagu väike surematu kešei või kass, kellel on 9 elu. Ma ei ütleks, et ma väga kassi inimene olen, mulle väga meeldivad kassid ja mulle meeldivad tegelikult eelkõige koerad. Ma olen see koera inimene. Koerad minu meelest räägivad rohkem meiega kui kassid, aga kommenteeri, kui sa oled kassi inimene ja oled teist meelt. Aga alles ma kilkasin mingi mõned päevad tagasi, et olen jälle tagasi, aga nüüd on nagu mingi Terminaator 2. Jah, ei tea, ma ei oska siin midagi muud seletust öelda, kui ma võin teile järjejutuks rääkida, mis siis vahepeal toimunud on, et need, kes siis kursis on olnud selle hamba case'iga, mis mul siin oli, et jah, käisin, uurisin, tegelikult see valu ikkagi jätkus mingitel päevadel ja alumisel hambal ka tehti. Kõik on siis selle parema poolega seotud. Ma ei ole üldse mingi hädapunn tegelikult, ma olen nagu mega terve inimene ja ma vist saan aru, et ma vist hästi pikalt kannatan ka valu või selline kõrge valu lävi on vist, jah, kuidas seda öeldakse. Aga siis vaadati ka paremalt alt hambaid ja ma olen täiesti kindel, et viimane hammas tuleb välja sikutada. No lihtsalt, teate ise ka, teate kohe ise diagnoosid on ju. Ja siis ma läksin sinna ja siis nad ütlevad, et kõik on terve. No üks imepisikene auk, et teevad selle korda. Ja siis teate, kui nad tuimestus tegid, ma mõtlesin, et pistis täpselt keset keelt nagu selle süstla. Niimoodi tikk sirgeks vedas mind kohe seal selle tooli peal. Ma mõtlesin, et täitsa lõppu, nagu hernekepp istusin seal, mitte ei istunud. Mul mees ka kõrvalt vaatas, et oh. No ja siis küsisingi, et kas te panite selle süstlaga sinna kogemata keset keelt või? Siis nagu vaatas, et mingi loll oled või? No okei. Et noh, lasti siis olla. Hoidsin suud kinni ja kannatasin ära ilusti ja siis see oligi esmaspäeval, jah. Käisime kell 2, saime selle aja ja siis saime, noh, ühesõnaga mees käis mul toeks ikka. Ja siis kell 4, siis kui tuimestus hakkas ära minema, teate, ma mõtlesin minu pool pead, ega see parempoolne, see plahvatab lihtsalt otsast ära. Ma pole ammu niimoodi tönninud ja ma ei tea, sünnitus oli ka kergem. Ma ikka sünnitanud ka siin elus ja ma ei tea. Ei olnud üldse selline valu. Ma mõtlesin, mul kõik lihtsalt kaob ära siit paremalt poolt. Aga siis käisin eile jälle arsti juures. Ma räägin nagu mingisugune jube selline vingukott ja selline viripunn. Aga ma räägin tõsiselt, ma olen väga terve inimene. Kogu elu olnud. Ei ole mitte mingisuguseid probleeme. No ja siis lõpuks öeldi, et teate, et mul on see mingi kolmiknärvi põletik. Eks nagu ma enne teile rääkisin ka, et siis mul hüppas see valu niimoodi siit, siia. Nüüd mul on veel, näete, kurgumandel siin punnis. Aga nüüd mul on antibiootikuur mingisugune ja juba hakkas eile hellitama. See oli mega tore tunne. Ja põhjuseid on palju, mis võib olla. Ma ikka uurisin ka natukene Google-Moogelist, et mis see võib olla. Ületöötamine loomulikult. Me kõik töötame üle, kes ei töötaks. Ja palju rääkinud, ma olen kogu aeg palju. Vaevalt, et ma nüüd praegu rohkem räägin. Lennuk tuleb, meditatsiooni hetk, läheneb. Teate, see on nagu lumekuningannas need astmed, vaata. Kuulake, nad tulevad. No, tuleb, vaata, ma proovin teile näidata ka. Jaa. Ehk siis olen tagasi. Et nüüd ma arvan, et rohkem ma teile ei tule sellist mingi hädavarese juttu ajama, aga siiski ma ütleksin, jah, tulen sinna tervise kolmnurga juurde tagasi ja ühel kliendil oli täpselt sama, seal tipus oli 7 ja sellega seoses siis tuletsin endale ka meelde, et mis mu probleemid on, kui mul seal, mis oli siis 5 number, kui teil on edukuse koodis 7, siis teadke, et see saab olla põlvedega, liigestega allapoole naba, siis hambad. See tähendab seda, et metsast peate jalutama rohkem ja ma ei tea, mis hammaste puhul lihtsalt suu kinni hoidma äkki või. Mingi maalri teip peale sikutada. Ei, MacGyveri teip on veel parem, vaata, hallilt liigud ringi. Üle 1 inimestest oleks vist koos selle teibiga liiguks ringi, aga noh, see ei lähe läbi. Vot sellist asja täna, eks ma ei tea isegi, mis pealkirjaks panna. Merike ja hädad. Äkki. Teate, aga vahet pole. Lähme nüüd edasi, seepärast, et ega ma siin järgi ei anna. Ma olen suht sitke mutt.
ja mis ma tahtsin ütelda, teate, et ma olen ikka kliente ka siin järjest teinud ja mul on õnneks meeskond, kes mind aitab. Et ainult siis suulised kliendid, teile suur austus ja tänu, et olete oodanud, aga ma olen nüüd rajal tagasi. Osadega tegelesin siin lõpuni ja mega tore oli teid teha ja teate lihtsalt, noh, ma ju nimesid ei nimeta, aga ma tahan õudselt missioonist rääkida, siis see minu numeroloogia, see, mida mina teen, ehk siis mida ma olen õppinud, eks ju, ma pole ise välja nuputanud mitte midagi, ausalt ütlen. Ma ei ole nii tark naine. Lihtsalt ainukene, mida siis mina seal suulises analüüsis teen, on see. Mõned ongi küsinud, mis on suulise ja kirjaliku vahe. Suulise kirjaliku vahe on see, sa saad kirjalikult kogu selle analüüsi ainult konkreetsemalt. Kui sa oled sinna konkreetne inimene, et ei taha mingisugust üleliigset asja kuulda, siis see on sulle. Seal sa ei saa võib-olla ehk nii palju informatsiooni oma eelmistest eludest, saad küll, aga vähem. Ja siis seal ma ei puuduta väga sind kuni 18. Suulises ma räägin siis sinust kuni 18, milline laps olid. Sa tunned ennast väga hästi ära. Ja on kliente, kes öelnud, et tulevad muidugi nii ja naa asjad ka. On väga vähe, kuid et no vist ei harmoneeru üldse. Aga sellised asjad on ka täitsa lubatud, et siin ei saa olla 100% ehk seda kokku sobivust, aga tegelikult eelkõige on. Et nii, siis eelmised elud tuleb selle vaimsuse kolmnurgast, siis kui ma suuliselt seda teen, siis ma kakun nagu üksipulki kõik lahti. Ja loomulikult see, et kuna ma olen nüüd teinud tõesti analüüsi juba üle 100, kõvasti juba üle 100, ma tegelikult ei loe neid üldse kokku, siis mingid numbrid hakkavad minuga hoopis teistmoodi rääkima. No see on naljakas rääkida, ega ma mingi hull ei ole. Need, kes mind teavad siin minu lähedased, siis ma olen täiesti normaalne emps-hämm, normaalne tüüp olen. Kogu aeg ei pauguta mingisuguseid numbrite juttu, ma väsin ise ka vahest neist ära. Ja ma ei näe kogu aeg numbreid, et ma ei ole mingi matriksi tädi, et elu ei käi ainult numbritega. Ja siis, mis tuleb missioonist välja? Missiooni mina vaatan teistmoodi, teiste lahendustega. Ehk siis see ei ole elutee number. Elutee number on üks asi ja me õppisime seda, mis on sinu missioon teistmoodi ja teate, kui kiht. Mul on 2 klienti nüüd, kellega just lõpetasin. Siis on nii lahe. Üks on vaimne juht. Siis mina sain ka tänu selle kooli, selle numeroloogia kooli teada, et ma olen vaimne juht ja mul on kogu aeg olnud selline tunne, et ma pean justkui andma inimestele midagi. 2 aastat või 3 aastat tagasi mul hakkas see pihta ja siis mu poeg on selline hästi nutikas terapliiats. Ja hakkasin temaga rääkima, ta õpetas mulle meditatsiooni ja kõik muid asju ja ma mõtlen, tead 0-4, aga mul on vaja nagu kuidagi teha midagi nagu rohkemat, et YouTube'i tulla või ja siis ta ütleb kohe, et EMS ei saa nagu niisama lihtsalt minna, kui sul pole midagi neile rääkida. Ja siis ma nagu lõngi põnna, ma mõtlesin, aga tõesti, mis ma räägin, kas oma kogemustest või niimoodi. Näete, siin ma nüüd olen. Küsi universumilt tuge või nõu ja siis sa saadki selle. No läks aega, vaata 3 aastat. Aga mul on kogu aeg olnud selline tunne, et ma pean nagu rohkem andma kui ma ei tea, 3 punkti äkki. Ja siis üks kliendi case oli see, et teate, kui huvitav. Ma tahan ütelda teile, kes te olete nüüd edukuse koodi teinud. Ja küll tuleb teil 9 palju. Ja siis eriti kui viimased numbrid on 9, siis te olete, ma tahaks ütelda peaaegu 100% maagid, selgelt nägijate, selgelt tunnetajate võimetega. Kas te ise seda saate aru või te ei saa aru, siis see on teie enda küsimus, aga te olete tulnud tegema siia midagi muud. Missiooni number tuleb teise lahendusega, see ei ole ainult see edukuse koodi numbrid. Ma natukene kasutan seal ühte teist valemit, tuleb 3 numbrit, et kes sa oled, mida sa tegema pead ja kuidas sa tegema pead. Ja on nüüd tulnud ühel naisele hästi huvitav see missiooni number 9918. Ja tegelikult nüüd minu selle numeroloogia aja jooksul on vist neid äkki 3. Ja teate, nad kõik on rääkinud seda, et neil on kogu aeg sinne tunne, nagu neis on midagi. Ja üldjuhul on need sellised lahedad naised veel olnud, need on kõik naised olnud, et nad on noorena keerutanud mingid taldrikuid, mingite peeglitega mässanud ja neil on need hakanud kõik rääkima. Lihtsalt see on nii maagiline ja siis, kui ma eile selle ühe naisele
tegin selle analüüsi lõpuni, siis kõik on siis suulistest, nendest klientidest räägin siis ka. Mõtlesin, tere tulemast paati, et vaimne juht, see ka on tegelikult suur vastutus, et seda ei saa ära kasutada nagu pahas mõttes. Ja samas on see, et enne kui jõuda missioonini, siis on vaja, see on nagu nii oluline, on vaja saada teada või aru saada, et kes sina oled. Ehk siis see sünnipäev ja kuu. Ehk siis sünnipäev, ainult päev, siis sealt sa saad aru oma iseloomud, oma plussid, miinused, mida peab hakkama kruttima paremuse poole. Ja sina, kes oled skeptik ja mõtled, et pole mingit plussi ja miinust, noh siis see ongi nii. Et mis ma siin ikka sinuga vaidlen. Ja siis see kuu, mis annab meile vaimsust, sealt läheb hästi palju infot siis eelmiste elude kohta. Nii, ma ei tea, kõike sai nüüd natuke räägitud ja teie, kes te tellite seda kirjalikku versiooni, teie mitte milleskist ilma, et seal on ka väga head informatsioonid ja samas on ka need paketid, meil on nii palju selliseid väiksemaid asju ka, mida te saate endale seal lubada. On rahakolmnurgad, rahakolmnurk, kus kohas täpselt tulevad ainult need ametid, mis sulle sobivad, siis samamoodi ka see, mida nüüd paljud on võtnud, on eelmiste elude, õigemini karma ülesanded. Sealt sa saad mingi 4 karma ülesannet, millega sa pead siin niinimetatud maadlema. Ja siis elumissioon, selline pakett on ka olemas. Ja edukuse kood kuulub ka sinna sisse. Ehk siis päris hea selline pakett on see. Aga siis seal on just, mida ma ütlen ka inimestele, et kuulake vähemalt neid videoid, mida ma räägin teist ja ma luban, paranen veitsa paremini, siis mul on tegelikult juba kõik materjal olemas inimeste kohta, ehk siis number 2, kes on sündinud 2., 11., 20., 29. Ma nüüd ootan, millal ma saan päris selle paise siit lõua alt veel ka ära, siis ma luban, et ma toon teile selle ette. Üsna põnev on see igastahes. Ja vist sai kõik räägitud. Ja teate, mida ma tahaks väga, et teie, kes te olete nüüd kogenud, mul üks klient kirjutas ka, kellega mul pidi olema suuline kohtumine peale seda analüüsi. Ma ütlesin, et näed, selline väike munkikakka nüüd juhtus minuga siin, et ma ei saagi nagu sinuga suhelda, et mul oli täitsa madal seis ja siis ta ütles, et tal on ka see asi olnud, kujutate ette, jah. Et nii tore oleks, kui te jagaksite, et kellel on ka selline mingi tundmatu hambavalu hakanud kuskilt pihta ja hambaarstid ei saa nagu kuidagi aidata või tähendab selles suhtes, et proovivad, aga lõppkokkuvõttes on üldse mingisugune kolmiknärvi, mingi põletik. Et nagu päriselt, mis asi see veel on, et võt nii, ei midagi, näeme siis teiega ja aitäh, kui kannatlikult ära kuulasid, saad 5 minu poolt. Okei, tšauki-pauki, täna siis selline jutt. Tore